ka. Su käsi ei ole piisavalt pikk. Tere hommikust! Täna on 26. aprill ja kell on 2 öösel ja 41 minutit läbi. Ja meie siis hakkame sõitma siit farmist Darwini suunas. Ja lähme siis tegema tõstuküülube ja lõpuks ometi saame korra siit farmist ka eemale, sest me oleme siin juba 2 kuud jutti olnud ja on täitsa tore nüüd vahelduseks siit minema saada, et on täitsa kohe põnev, aga kell on tõesti väga vara ja sõidame sinna kuskil 4 tundi ja koolitus hakkab kell 7:30 vist oli jah, 7:30 hakkab koolitus, nii et no Mari, kus reis oli? Igastahes jõudsime kohale, oleme praegu siin, kell on 7 hommikul, 7:30 peaaegu. Auto vedas kohale, pime oli sõita, aga muidu ei olnud hullu. Mingi käin korra Olari. Ja mis autoga me sõitsime? Jaguariga. Praegu siis kell on 9:15 ja sööme siis, näksime natukene, väike paus. Kursus nagu kursus ikka, midagi aru saab, midagi ja inglise keeles on natuke raskem. Mari-Liisi pean ka vahepeal aitama, aga eks see näha ole, loodetavasti saame ikkagi homme tõstuküü laad tasku. Lähme nüüd tagasi õppima. Hei, kell on siis kell on 3 ja tuleme siis praegu tõstuküülubade koolituselt ja ütleme nii, et see koolitus oli põhimõtteliselt nagu eksam, et 2 tundi õppisid ja 2 tundi tegid kohe eksamit ja ütlen ausalt, sitaks raske oli. Esiteks me ei tea juba sõnugi ja peame juba tegema eksamit ja siis igastahes 90, seal on kaks varianti nagu, mis sa pead tegema. Ühed on nagu tähega küsimused, need on nagu väga olulised küsimused, millele sa pead vastama, kui ei tea ühte või 2, kui sa ühte vähemalt nendest ei tea, ei ole sa kõlbulik edasi sooritama ja teised, mis ei ole tähega tärniga nii-öelda küsimused, need siis pead vähemalt 90% ära vastama ja neid küsimusi on 58 pluss veel matemaatilised ülesanded, kus sa pead arvutama neid koguseid. Mina ütleks, et see oli päris raske. Praegugi veel juhe koos ja tuju ei ole väga hea, sest ma ei tea. Nüüd me peame valima hosteli, lähme hosteli, natuke puhkames, hakkame Mariga veel õppima igaks juhuks, sest Mari peab homme veel hommikul uuesti tegema. Nagu üle ja võib-olla mina ka, ma ei tea, ma ei saa aru, kas ma pean või ei pea, aga Mari peab 100%. Igastahes jumala raske. Ja mul on veel surve praegu taga ka, sellepärast, et ma pean olema reedel juba tagasi tööl
ja reedest alates ma olen juba tõstukijuht ja minuga on arvestatud, kui ma load kätte ei saa. Joh, ei tea, ma ei kujuta ette, mis minuga tehakse. Väga halb tunnen ennast. Mida ma lootsin kuidagi paremalt tunne. No loodetavasti saab ikkagi load tehtud, et homme vähemalt, no mina vähemalt saan load tehtud. Kuna minu töö sõltub sellest ja minu peale loodetakse. Nii et homme siis hommikul veel Mari-Liis teeb või pärastlõunat teeb veel eksamid. Võib-olla mina ka. Homme on siis selline rohkem praktiline osa, kus me puudutame tõstukit. Ja täiega. Ma ei tea, no see ei ole kursus, see on juba kuradi eksam. Ma ei saa aru, miks ei ole nii, et alguses õpid, lähed koju, õpid veel ja hommikul tuled tagasi ja teed eksami. No üks kordad ka enne. Jah, mitte nii, et sellepärast, et kui sa inglise keelt ei oska, on see ikkagi võõrsõnu palju ja sa ei teagi, mis see sõna tähendab. Isegi kui sa küsimuses saad aru, siis sa ei oska seda mõtet maha nii hästi kirjutada. Nii et ma ei saa aru, miks öeldakse, et tehke tõstuki lube. No eks see näha ole, homme oleme targemad, aga tänane mõtlemine ja olemine on ikka suht nukker, et me tahtsime veel tarbimist ringi mässata, aga ma ei tea, minul väga tuju ei ole, aga võib-olla ikkagi lähme kaubanduskeskusesse. Suht masendav on. Hei! Jaa, raske oli see, aga see tasus ennast ära, sest meie saime kätte enda tõstukijuhi load. Nüüd me Austraalias võime sõita tõstukiga. Mina hakkan homsest pihta, Mari-Liis loodetavasti pärast poole tulevikus, kui muud töökohta otsime. Kuna Mari-Liis, räägi, mis sa tahad tegelikult Austraalias seoses tööga? Mari-Liis siis Austraalias tahab teha sellist natuke nagu teissugust tööd. Näiteks tõstukijuht, et selline natuke nagu mehisem amet. Aga järjest enam tüdrukud teevad lube ja tegelikult, kui nüüd tagantjärgi siin olla, siis oli see suht lebo. Okei, sõit oli suht närvirikas. Mis raske tegelikult? Küllaltki raske. Aga õnneks Mari-Liis suutis ära teha ja tegi isegi paremini kui üks kutt seal. Et äge on nüüd olla siin loaga, aga väga närvirikas oli küll see ja... Test oli ikka... Test on raske. Üle mõistuse. Sõidueksam läks enam-vähem. Natuke apsakaid oli, aga muidu oli jah. Hakkama saime ja eriti veel Mari-Liis. Seal üks hästi palju pidi slaalomid sõitma. 2 korda ederpidi, 1 kord tagurpidi, siis veel alusega seal. Et alus oli lai jah, kuskil 2,5 meetrit oli. 2,5 meetrit oli alus lai. Ei, 2 meetrit. Aluse peal oli? Aluse peal oli mingid rauajulakad. See oli 2 meetrit pikk. Ja sellega pidid siis laalomid sealt sõitma umbes. See on väga napikad. Üldse olid napikad. Aga tehtud me saime. Jehuu! Ja Jaguar teeb meil siin halbasid hääli ja mõtlesin, et järsku kontrollin õli, mida pole. Õli pole. Nüüd siis lähme tanklasse, ostame õli. Ma ei tea, mis õli siia sisse täpselt käib. No ma tean, mis õli siia sisse käib, aga ma ei tea, mis õli siia sisse pandud on. Seega ma lähen ehku peale välja, ma ostan siis 5V30 ja paneme seda sisse ja loodetavasti kaob see vastik müra ära ja jõuame ikkagi ilusti Katriini tagasi. Ja kes teab, võib-olla on meil veel üks üllatus tulemas, aga sellest juba järgmises klipis. Tšau! Õhtust!
kell on 12 ja jõudsime siis edukalt tagasi. Auto teeb ikka sama koledat häält. Panin õli sisse. No tegelikult natuke ennaks veel õli juurde panna, et võib-olla siis läheb natuke vähemaks. Aga õli väga palju ei aidanud, et kurat, võib-olla ikkagi mingi rattalaager. Kurat, ma ei tea. Väga kahtlen hääl. Vähemalt tõi kohale. Kojamees tuli küljes. Üks juhib, mitte kõrvalistuja poolne. Kojamees tuli siis küljes. Aga õnneks siis ta ei lennanud nagu ära, et ta jäi sinna niimoodi halvasti nagu kinni. Siis ma panin selle kuidagi natuke parem, mingi plastikülla läks selle katki, mis hoiab seda kinni. Ja siis ma panin selle mingi kaltsutükiga lihtsalt sidusin Kojamee kinni ja siis Mari-Liis lihtsalt ei näinud klaasist midagi välja, aga minu oma töötas ilusti ja õnneks 15 minutit sõitsime nii ja siis edasine tee läks libedalt. Me ei teinud ühtegi pissipausi. Me ei jäänud kordagi põhimõtteliselt seisma. Ainult välja arvatud see Kojamees ja levialast välja saad. Ja 2 koera oli tee peal. Nende pärast pidime ka peaaegu seisma. Tulime päris kippelt. Nii kiirelt kui tulime, sellepärast, et 90-ga ikka siin teede peal on ikka suht lõkutamine. Sest rekkad sõidavad sust mööda. Peas. Rikkis autoga ei saa päris. Aga ei, ja õnneks tuli auto kohal ära ja nüüd läheme tutt ära, sest 6 tunni pärast me peame jälle tööl olema. Mina õnneks on tõstekiga sõita. Panki kõplale. Fuck. Äge oli. Pingeline. Okei. Mis sa ütled neile? Et minge tehke tõstake load. Muidu. Jah, minge tehke tõstake load. Hea tööd. Kui on tere hommikust. Täna jälle uus päev. Kui on üks võimalus, kui hambahari kukub maha, siis maailmas on ainult üks võimalus, kui hambahari saab kukkuda. Mitte kuhugi mujal hambahari kukkuda ei saa. Ta peab just sinna kukkuma. Just sinna. Just sinna. Kuidas? Öelge mulle, kuidas? Nasty. Hambahari läks pensionile. Jah. Niimoodi on hea hommikut alustada.